Tere tulemast vlog! Täna otsustasime, et tuleme Maardu järve äärde. Või tegelikult ma otsustasin seda juba eile, sest et neid häid ilmu on meil antud nii vähe nagu on. Nii et kasutame seda ära. Kell on 10.07 ja meil oligi plaanis 10-ks jõuda. Jõudsimegi täpselt. Nii et oleme siin tunnikese, võib-olla 2, vaatame palju Sonja jaksab. Ja siis lähme koju tagasi. Kuigi tegelikult mul oli suur kahtlus, kas ma tulen täna, sest et väga raske öö oli. Ma ei tea, mis selle magamisega on, aga mäng kell 4 öösel alles magama ja kell 8 oli äratus, nii et aga samas ma tunnen ennast nagu okeilt, aga täna ma päeval ei kavatse magada, et tuleks ööuni normaalne ja pikk. Sonja, ära mine! Kuhu sa lähed? Õue, me oleme õues. Koju tahad minna või? Me oleme õues, ikka õues on parem. Koju. Et kodu kana? Jaa. Kodu. Lähme vette? Lähme emmega koos, jah? Ja lähme. Tõsi püsti, lähme. Kuigi Sonja ärkas täna 8:30, päris hilja ja kell saab 7 minuti pärast 1 alles. Aga peale söömist oli nii väsinud, hakkas nutma ja kõike jonn ja ise tahtis voodisse minna ja siis läks voodisse ja läks magama. Praegu ta muidugi sipleb veel voodis, aga vaatame, kaua siis uinumiseks kulub. Ja ma ise sunnin ennast mitte minema voodisse, ma jään siia diivanile ja hakkan siis lugema seda raamatut. Mul on hästi vähe loetud, et pole selleni jõudnud seni veel, aga täna teeme algus siis. Nii, me oleme nüüd valmis, tegin patsikese lahti, 2 päeva olnud punupets peas. Väiksed lokikesed ja ma panin selga selle lokid. Sul ei ole praegu lokke, sul on vapuse saba. Emmel on lokid. Aga ma panin selle H&M-i selle komplekti selga. See on nii nuinnu. Ja Sonja, mis sul seljas on? Mis sul seljas on, näita? Püksid? Püksid ja mis pluus sul on? Mis sul pluusi peal on? Kes sul on seal? Kes see on? Kes see on särgi peal? Kutsa on või? Aga kes sul mütsi peal on? Jänku. Ja jalas on papud. Ja käes on emme autovõti. Lähme. Annad emmele ketu, lähme või? Ketu, annad või? Ja nüüd me ei oled, kuhu me lähme. Me lähme mu õe ja tema lastega kas siis randa või siis jõe äärde või järve äärde vaatame. Jah? Joo. Gregori ja Eevaga lähme? Joo. No lähed või? Viska kivi mulle. Jõudsin prillid ära võtta. Ei lükka, ära lükka, Egor, ära. Ai, joo, ilmust.
No, Sonja, roni ülesse. Ta ei viitsi. No mine trepist või sealt redelist. Jälle jalgude puhta. Teine jalg ka ja. Printsess. Davai. Tead pole kinni kuskilt võtta enam. Oia, Sonja, oia. Roni peale. Sonja, roni peale. Oota, Sonja, ära liigu, ära. Tõuseb püsti ja. Sonja, oota, ära mine kuskile. Sonja, ära mine. Tere. Kuidas teil läheb? Kuidas sinna magasite? Kõik on hästi. Sonja, kuidas sul läbi? Kuidas teeb tiiger? Kuidas teeb tiiger? Sonja, kuidas mootor? Kuidas Sonja naeratab? Nüüd kõik ära või? Jah, Kindel või? loodan. Sonja, see ei ole jäätis. On hea jäätis või? Ma pakkus sulle liha enne, miks sa ei söönud siis? Ei, ta on vist soolane sellepärast. Seda toodud. Lõpuks käisime ikkagi Pirita jõe ääres ja siis läksime Armudusse sööma ja nüüd kõht on nii mega täis. Mis söön? Sina sõid, jah? Mis sa sõid? Friikaid. Nojah, täna oli siuke päev. Ja nüüd jalutame Tripoliga ja siis lähme koju. Täna on neljapäev. Kell 9:30 me läheme Tripoliga jalutama. Tegelikult mul on täna kell 11 temaga nahaarst. Nimelt tal olid mingi 2-3 nädalat tagasi olid kõhu all, pigem 3 nädalat. Tekkisid sellised ülierepunased laigud ja mingi mõne päevaga läksid nad tumepruuniks, tumepunaseks, ehk siis nad tekkis koorik peale. Ja ma ei saanud aru, millest see on. Ma lugesin, otsin internetist, et see võib mingi allergia olla mingi toidu osas, aga me ei ole midagi muutnud toitu. Ja siis võib-olla, et nagu ära hõõrunud, siis ma mõtlesin, okei, ainuke koht, kus võib nagu see ära hõõrumine olla, on näiteks, et muru niideti ja kuna tal on kõht on nii madal, need käpad ja niideti muru, et siis võib-olla see kuidagi nagu käis tal vastu, ma ei tea. Ühesõnaga, see kadus tegelikult ära peale seda, kui me käisime ujumas mitu korda ja siis need koorikud tulid lahti ja seda punast, erepunast laikusid enam ei tulnud. Aga tal on saba peal mingi moodustis. Nii et sellega lähme ikkagi nahaarstile täna. Vaatame, mis nad ütlevad selle peale. Ja täna on mul seljas H&M-i sinine pluusike, mis ma ostsin poest. Ja tõesti tavalised valged püksid. Need ma tegelikult ostsin just eelmine suvi. Et jah, selline outfit siis täna. Ja Sonjal on seljas. Sonja, mis sul seljas on? Näita kleiti. Me oleme nüüd vanemate juures. Oligi mul tegelikult plaanis siia täna tulla, sest et homme tuleb Sonja isa Eestisse mõneks päevaks ja siis Sonja on temaga, ehk siis ta ei tule nüüd Kehrasse päris pikalt. Aga hea uudis Tripoliga on see, et see silma niimoodi all, mis tal on mingi nii-öelda moodustis, see on healoomuline ja saba peal on ka. Need on lihtsalt mingi vanadusega kaasnevad nii-öelda kasvajad või mingi rasu, mingid sellised asjad. Ja ühesõnaga jah, praegu nendega, ühesõnaga peab jälgima ja ei pea midagi nendega tegelema, ei pea nendega midagi tegema.
lihtsalt jälgima jah, et kui mingid muutused on või ma ei tea, läheb punaseks või mis iganes kasvavad, et kui näha on, et nagu häirib koera või midagi eritab kuskilt, et siis minna uuesti arsti juurde, aga praegu on meil kõik hästi. Ja tänase päeva me veedame siin. Joo, tšau! Ja õhtuks lähme vist koju, võib-olla jääme ööseks, me ei ole veel otsustanud, eks vaatab jooksvalt. Okei, sigav. Praegu juhab siia, et see nii. Sonja, siin on soe vesi, jah? Lähed tõusmuru pidi, et nii, vaata. Kivi on meil. Tere hommikust, täna on käes reede, päev, mida kõik inimesed, tööinimesed on oodanud. Mina mitte, sest täna on mul esimene tööpäev. Aga mis ma tahtsin rääkida on tegelikult see, et eile Tripoligas käisime seal arsti juures ja ma vist ei maininud, aga no eks tegelikult seda on näha ka, aga ta on ülekaalus. Ja eks muidugi suur osa süüst on selles, et mul ei ole aega. Nagu ongi, et Sonjaga, sellest ajast saadik, kui Sonja sündis, siis ei ole need jalutuskäigud olnud muidugi nii pikad. Need on muidugi 3 korda päevas ikka, aga mitte nii pikad. Et ongi hommikuti kähku käin ära, õhtul samamoodi ja päeval vahel õnnestub käia, kui ma lähen Sonjaga koos, mingi pikem tiir, aga seda on nagu üliharva tegelikult ikkagi. Et ma ei tea, nüüd tuleb ennast käsile võtta koera pärast, et ega muidugi mullegi see halba ei tee, kui ma liigutaks ennast rohkem. Nagu jah, me käime Sonjaga nagu väga palju õues, eriti nüüd suvel, aga just, et nagu ma lähen õue, olen näiteks siin maja juures või siis lähen kuskil lähedale, mitte see, et ma teengi, ma ei tea, mingi mitmekilomeetrise tiiru. Et nüüd peaks nagu ilmad minema ka jahedamaks, et siis võib-olla Tripolil on parem, sest selle kuumusega ka nagu see on koera piinamine, mõtet on teda nagu välja vedada sellega ja siis sundida teda mingi kilomeetrit kõmpima nagu jälle kuuma asfaldi peal või siis okei, metsa võib ka minna, aga siiski palav on. Et homses, mis sul pisar, miks sul tuleb? Pisar tuleb ja silmast. Päike paistis silma. Et ühesõnaga võtame ennast käsile. Tripoli peab vähemalt 1,5 kilo maha saama. Heal juhul 2. Ma arvan, 2 on tegelikult liiga palju. Vaatame. Alustame kilo korraga. Ja selles mõttes temal nagu seda toitumisasja ei ole, et ta siin saab laua tagant mingeid asju või niimoodi. Jah, okei, kui Sonjal varasemalt siin kukkus midagi, siis Tripoli puhastas selle põrand ära, Aga seal ikkagi need kogused olid nii väiksed, Ja nüüd Sonja ju teeb illa selles mõttes niimoodi toitu maha. Ja Tripoli pole kunagi see laua tagant saanud, jah, mu vanemate juures ema annab, Aga mina tean, et mina ei anna, sest et see lööb tal ikkagi kõhu korrast ära ja ma ei taha sellega tegeleda, Et ma pigem nagu olen jäänud selle peale, et ta saab oma toidu korrad ilusti. Vahel harva võib-olla kord nädalas, kui sedagi saab mingi
porgandi otsa või kurgi otsa, on ju, mida järada, aga mitte nii, nagu mu vanemate juures oli, et kõik kurgikoored sööb ära või siis, et ma ei tea, kellegi viinerijäänused või mingid sellised. Vot, ja ühesõnaga hakkab meie, mis meil on, poolteist kuud on jäänud, et ma ei tea, talveks vormi või no üldse, et vormi on ju, tegelikult vahet pole ju, millal sul millaks sa selle vormi endal saad, peaasi, et su enesetunne on hea, ehk siis praegu me räägime Tripolist, on ju, et peaasi, et Tripoli enesetunne oleks hea, et ei jaksaks, sest eile seal jões ka, no nii tahab ujumas käia, mis sa piilud seal? Ja me läheme sinuga varsti ujuma ka. Tahab käia, aga lihtsalt no ta ei jaksa enam. Et vees on muidugi natuke kergem võib-olla, kui lihtsalt siit maa peal joosta. Aga siiski ta ei jaksa ujuda ka, nagu vajub juba ära. Nii et projekt kõhnumine Tripolil. Ja Sonjal, nagu ma mainisin, siis ta isa tuleb Eestisse on ju täna. Aga enne kui ta tuleb, siis ma arvan, et me lähme käime Loo jõe ääres. Tegelikult on see Pirita jõgi on ju. Ja see vlog on kuidagi selline olnud, et hästi palju randasid oleme katsetanud. Käisime siis Maardu järve ääres, Pirita jõel, Kehra jõe, mis on Jägala jõgi tegelikult. Ja nüüd lähme jälle siis Pirita jõe äärde ja ka Loole. Ja veidral kombel ainuke koht, kuhu me pole jõudnud, või nagu ainuke veekogu, on meri. Mere äärde me pole jõudnud selle suve. No me jõudsime ühe korra, aga siis oli see tuuleluhe lennutamine ja oli mega tuuline. Aga ma ei tea, ma kuidagi, need väiksed kohad on lapsega tunduvad kuidagi palju hubasemad ja mõnusamad, et mida ma ronin sinna mega suurde randa, kus on igasuguseid inimesi on ju. Et muidugi seal Pirita jõe ääres oli ka nagu megalt rahvast. Seal polnud kohtagi, kuhu astuda, see oli nii paksult rahvast täis, see on hästi pisike koht ka. Aga valdav osa oli seal ikkagi lapsed ja sellised normaalsed inimesed, mitte sellist, kes päevad mingi tümpsu või siis ma ei tea, seal kuskil suitsetavad ja joovad on ja et olid jah nii-öelda peresõbralik keskkond. Rohkem ei taha juua. Ära joo siis. Vot. Aga täna jah, see puudem, oi, tegid haiget temmele. Okei. Oi. Ühesõnaga me lähme varsti sätime õue, kell on 9 alles muidugi, aga ma ei tea. Tule võtta teed siit. Käime seal jõe ääres ja naudime ilma nii kaua, kui seda ilma veel on meil antud. Ära loopima hakka, pane siia sisse. Pane siia sisse. Niimoodi. Vaatame, kas see on kuidagi seal nii palju. Oota, sealt Maikile tõstsid sinna poole, kui sa tahad. Mine sinna poole veel. Käisime poest läbi ja ostsime ploffi. Ja ploffi ja siis meil on siin veel igast näkse ja asju. Parkisime ennast siia Loole parki maha varju ja sööme siin. Mõtlesime, mis me sinna koju ikka kiirustame, et jah, on küll valmis toit ostetud, aga vähemalt ploff, jah, ei ole need kollased õlis tehtud asjandused ja sööb päris hästi, nii et hommikul ei söönud. Vot. Aga ma ei tea, see vlog on hästi lühike tegelikult tulnud ja ma mõtlesin, et äkki teeks pikema, mingi nädalase. Tahad kahvliga võtta? No võtta.
aga mõtlesin, ma ei viitsi punnitada, et tuli siis selline veekogude testimise vlog. Ja noh, kokkuvõttes ma ütleks, et tahad banaani või? Ei taha. Ma ütleks, et kõik on tegelikult väga toredad olnud need. Okei, teeme lahti selle. Selles mõttes, et lapsi on meeletult palju igal pool. Ja siis need juustusnäkkid on need ja banaan, nagu te saite aru. Ja emme annab sul ühe. Ja vesi on ka nagu hea. Järves on tegelikult kõige selgem, on ju, arusaadavatel põhjustel. Ja tegelikult ta peaks ka kõige soojem olema, aga ja palju. Võtta siit kinni. Aga kuidagi seekord oli külm. Ükskord, kui ma Tripolil käisin, see oli hästi-hästi soe. Aga jah, äkki jõuame selle suve jooksul ikkagi mereäärdega. Eks vaatame. Praegu me siin naudime edasi oma väikest piknikukest. Sest tõesti mega ilm on. Ja eile, milles ma selgusele jõudsin, on see, et see raamat, Emily Henry raamat, see žanr üldse ma ei suuda seda, ma ei taha seda jällegi punnitada, suruda endale, kui ei lähe, siis ei lähe. Mul puudub täielikult see põnevus hetk ja nagu, noh, lihtsalt ma ei taha seda lugeda ja ma jätan selle pooleli ja lihtsalt leiangi endale mingi teise raamatu, mis on minu maitsele. Oota, emme teeb selle rohkem lahti. Ja veel, mu isa tegi mu koti korda juba nädal aega tagasi, aga kuna ma teadsin, et see koti lukk on katki, ma isegi ei proovinud kordagi seda lukku kinni panna. Ma küll mainisin talle eelmine nädalavahetus, jah, kui me olime Kehras, et mul oleks vaja see kott nagu pingutada seda lukku ja ta tegi selle minu teadmata ära. Aga ta ei öelnud mulle seda ja no jah, ja mul jäi nagu te näete, lukk on kinni ja jäi mul alles 130–140 euri. Aga aitäh, et vaatasite seda vlogi ja näeme teiega juba hiljem kunagi. Tšau!